Tere, ma olen Meelis Matkasuvilatest. Täna tahan teile teha tutvustava video, kuidas valida matkaautot. Ehk basic tõed, mida peab jälgima, ei tutvusta ühtegi konkreetset mudelit, vaid lihtsalt basic tõed. Annan oma teadmise edasi, must on väga palju seda küsitud. Mu esimene kokkupuude Haagis suvilaga oli 40 aastat tagasi. 16 aastat olen ma seda asja äriliselt teinud. Omane 17 matkaautot. Ma räägin neid, mis on minu omad, mitte mul kuskil rendi omad, vaid need, millega ma isiklikult oma perega olen sõitnud ja ise sõitnud. Ehk natuke kogemusi on, püüan teile edasi anda, mida erinevatelt masinatelt vaadata. Praegalt võtakse aluseks lihtsalt 2 keretüüpi, mis on nagu põhilevinumad. On poolintegreeritud bussid, mis tähendab siis seda, et originaal, nii-öelda selle ninatootja välimine osa on alles ja siit edasi läheb ta siis autosuvilaks edasi. Ja on täisintegreeritud bussid, mis on siis ilma nii-öelda selle originaal alusauto tootja ninata, vaid on ta ühtlasest kogu selleks autosuvilaks ehitatud alusautole. Räägime nüüd enim levinud autosuvila keretüübist ehk poolintegreeritud. Nende soetamisel väga palju asju väljaspoolt, no maitse küsimus alati, millel on kellel üks disain, kellel teine disain, mida iganes. Seda nagu, see on maitse asi. Aga mida tasub jälgida? On näiteks üks elementaarsed asjad, kui on see poolintegreeritud puhul üleminekud. Esimene plekkkabiin, tagumine, siis see autosuvila osa. See peab olema sujuv, samamoodi siit eest, need peab olema sujuvad, servad. See kõik on aerodünaamika, mis annab teile hiljem juurde võimsuses, kütusekulus, sõidumugavuses. See on üks väga tähtis omadus, mida paljude, neid on siin väga erinevad, mõned on siin niimoodi kandiliselt, mõned tulevad sujuvalt, kuidas keegi tootja on meie vaeva näinud. See näitabki juba seda natukene autosuvilat. Järgmine asi, mida väljast vaadates tihti peale aru ei saada, inimesed ei jälgi seda, mis ei tea, on nende kaavikute teljevahe. Mida see teljevahe annab? Põhialustootja on meil ikkagi levinuna on Fiat ja Citroen. Nendel on 2 teljevahet, mille peale need ehitatakse. On 3,8 ja 4,05. Ehk see on 25 sentimeetrit. Mida see tundub? Põle palju, eks ole. Mõne jaoks on palju, mõne jaoks mitte. Aga see annab teile juurde seda, palju teile siit tagasilla tsentrist ripub see tagumine ots üle. Mida vähem ta üle ripub, seda parem on taga sõita. See tähendab seda, et kui tagaotsas on raskust, ta ei tõsta esiotsa. Ehk pidamine on parem. Järgmine asi, mida ta annab juurde, kui te keerate. Keeramise koht on ju siin, kus silt peab. Ja see tagumine ots tuleb omaette niimoodi pikema kaarega ja väga lihtsasti igale poole vastu minev. Väljast ei olegi rohkem, kui need teljevahed, üleminekud, visuaalne kuju. Muidugi, mis on ka tähtis, on auto sõidumugavuse puhul, on tema raskuskese. Samamoodi ei ole määrav, kas see uks on taga, on see uks seal keskel. See nagu ei anna selle asja puhul mitte midagi. See on lihtsalt põhjalahendusest tulenev. Nüüd lähme sisse. Mida on sees vaadata? Üks asi on see, et kuidas uksest sisse saada. Esiteks on astmelaud. Astmelaud võib olla erinev natuke allpool, ühe tasemina peal. See sõltuvalt tootjast, see natuke määrab ka tema raskuskeseme aset. Kui see astmelaud on selline, peab ta olema korralikult isoleeritud, mitte lihtsalt plastmass. Paljud korralikud tootjad kasutavad seda, et ta on väljapoolt alumiinium, styrofoam ja siis on plastik seespoolt. Ta ei krobi seda, ei tee häält. Palju ta teeb teha. Mis on nüüd sisseastumisel? Hea vaadata, kui astute, siis see astmelaud peaks ikka olema siuke, kus jalg peale vahub. Et selline, balleriini astmelaud ei ole nagu kõige mugavam. Astute siit sisse. Mida tasub jälgida, on see koht. Ma olen 1,70 m natuke peale mütsiga. Mul on siin kõvasti ruumi, et ma saan sisse tulla ilma pead ära löömata. Samamoodi on välja tulles. Ma tulen siit välja. Ma ei pea kummardama, ma ei löö pead ära. Ütleme, siit tuleb, paneme siit juurde, 1,80 m peale mees tuleb ka rahulikult uksest välja, ilma et ta peaks kummardama kõigi ees. Sees. Millele tähelepanu juhtida? Palju asju ei ole, on palju asju, mida jälgida. Toome välja mõningad põhipunktid. Mida ma soovitan alati jälgida? Üks väga tähtis osa. Ei ole vahet, sõidate talvel, sõidate suvel. Vaadake, et kütte oleks võimsam. Põhiliselt levinud kombi kütteseadmed soovitasid kombikuus. Annab teile võimsama kütte. Võimsam küte tähendab seda, et ta kulutab vähem gaasi, ta jõuab ruttu oma sooja ära teha. Nüüd, selle asja puhul veel tähtsam asi on, kus see küte asub. Ka 2 levinud kohta on keskel, siin nagu sellel masinal on ta siin istumisrühm all ja on tagavoodi all. Otseselt nagu tundub algselt, mis vahet sellel on. Nüüd hakkab siit peale elementaarne koolifüüsika, kui natuke meelde tuleb. Kõige soem on meil alati küttekeha ümber. Nüüd me jõuame seda, et kui ta seal tagavoodi all, see tähendab seda, et natuke jahedama ilmaga sõites, sees elades, tagavoodis on teil normaalne temperatuur. Näiteks siin ees alla lastav voodis või on alkoover versioon, mis on kabiiniga siit pealt. Magavad lapsed näiteks. Taga on hea, lastel on külm. Panete kütet juurde, lastel on hea. Teie saate taga väheke vihelda, nagu saunalaval.
sest lihtsalt see küte on seal all. See sooja õhu jaotus on niivõrd erinev, sellepärast ongi toodud nad siia ette, et ta oleks hea ja mugav. Mida nüüd see esimene küte veel juurde annab? Esimene kliimaseade jätkub tavaliselt sellest, et ta jõuab selle suure salongiga autole umbes keskele maale välja. Kuna see masin on nii pikk, sinna taha otsa ta lihtsalt enam ei jõua. Kui nüüd see truumakombi on siin all, CP Plus versioon ehk siis digitaalse juhtimispuldiga, millel on ventfunktsioon. Suvisel ajal panete eest kliima tööle, lasete natuke jahedamaks, mitte automaadiga, vaid jalad, aken, külm õhk tuleb ülevalt, langeb siin alla, siin on truuma õhuvõtu ava, võtab siit selle jaheda õhu ja ajab mööda bussi ringi. Seal on terve bussi jahe, mõnus temperatuur. Nüüd ta teeb hea sama efekti saavutada, kui see küttekeda on taga. 5-6 tundi enne, kui ta sooja õhku teile siin ringi ajab. Kuna nad on kõik kaubikud peale ehitatud, siis tavaliselt kasutatakse 2 versiooni. Visuaalselt näevad kõikidel istmed ühtmoodi välja. Väga tihti levinud versioon on see, et seda kaubiku istme plasmas peatugele pannakse svamm peale, üks kate peale, näeb välja nagu mugaviste. Korralikumatel tootjatel on ta välja vahetud, ta on korraliku küljetoega, alt toetab sind hästi ja mugavalt. Mis annab ka juurde nüüd selle, et kui te siin pikkamaad sõidate, teil on seda reguleerimisvarianti siin hästi palju, käetoed, asjad. Nüüd, kui me siia eesotsas veel vaatame, soovituslik on vaadata, et kas on kliimaseade või on siia jäetud see nuppudega, sellised pisinüansid. Ja muidugi neid kõiki saab küll hiljem lisada, aga võtke niimoodi, et kui siin on see nüüd see kaardine ees, mis ripub. Siia vahele, eriti kuuma ilmaga, tuleb selline päikse sooja barjäär, et see kütab teil soojaks. Alati parem on voldikaardinad, mis katavad akna ära ilusti. Ehk siis couch mudel, TL, keskel istumine, kuidas seda keegi tahab nimetada. Siin on mugav on selles suhtes, eesistmed, külje pealt saab kohe istuma tulla. Lauad asjad käivad lahti vahele. Sõitmiseks tuleb nüüd siin ringi tõsta istmepadjad, asjad näoga suunda. Nii, vaatame nüüd järgmist levinud versiooni. Siis on see kõige standardsem levinud mudel, kus on 2 inimest vasaku külje peal istuvad kõrvuti, 5. koht on võimalik siis sõltuvalt mudelist teha siia paremale poole seljaga sõidusuunda. Nüüd seda vasakut külge võib olla nagu siin laud seina küljes või võib ka olla täiesti nurga istumisega laud keset. Ja siin on olemas peremudelid. Need on ka samamoodi erinevalt, aga peremudeli autode puhul just ongi see, et see nari on taga, kus lähevad lapsed siis nagu eraldi magada. Et need on erinevalt köök taga keskel, külje peal. Sellel on nüüd keskel istumine, mis annab talle ka juurde siia 6 turvaga istekohta, 3,5 tonni. Siin on nüüd minu käest küsitud väga palju, kuidas saab aru, et tootja kvaliteet või mida see kvaliteet tähendab. Esimene käega katsutud kvaliteet on mööbel. Võtate kinni, vaatate, kas ta on tugev, on ta pehme, teete kapi ukse lahti, tundub see inks ju kõrrakene või mitte. Järgmine asi on viimistlus. Kõik servad, kõik kandid. Kas see on ilusti pehmelt, ilusalt ära töödeldud või läheb teil käsi kuhugile taha. Ja siis on alati, mida tasub teha, teete ukse lahti või kuhugile tahapool, pange käsi nurga taha ka, vaadake, kuidas seal tehtud on. Kas see on ainult nii-öelda esmapilgu peale rõhku pandud või on igal pool tehtud asi viimistlus korralikult. See näitab ära, kui korralik see auto on. Jätkame nüüd täisintegreeritud bussidega. Täisintegreeritud busside, poolintegreeritud busside väga paljud jälgimise põhimõtted, mida vaadata ostu puhul, mis nad erinevad, kus nad on, mida tuleks jälgida, on praktiliselt samad. Muidugi täisintegreeritud bussil on, kuna see esiots on teissugune, alati on see maitse küsimus, mis kellegile, igal tootjal on oma disain, kuid ka tootjatel, kellel kõigil on disaini erinev, on ka väga palju erinevalt pööratakse tähelepanu aerodünaamikasse, selle esiotsa jäikusesse ja niimoodi, et kas ta on selline jäik või ta on selline hästi pehme, mis ei kaitse reisijaid. Muidugi samamoodi on siin ka, sõltub, kui sa vaadata selline 100 000 pluss maksvat bussi võiks ikkagi olla, LED-päevased tuled on täiesti loogiline, aga LED-pooltuled, LED-täistuled, sellised asjad võiks juba tänapäeval olla. Kui me nüüd siit külje pealt vaatame, ehk siis sama pädev ikka edasi, teljevahe, mis on tähtis, et peab arvestama samamoodi 7,5 meetri pikk buss, teljevahe peab tal olema üle 4 meetrine teljevahe, vähemalt, kui ta on see 3,8, see saba ripub niivõrd palju üle, ehk teil ei ole endal sellega mugav sõita, raskuskesemed paigast ära ja kõik sellised asjad. Paljude inimeste jaoks on täisintegreeritud buss muidugi see, kutsutakse seda A-klassiks. A-klassi tähendab seda, et ta on alati kõige parem. On poolintegreeritud busse, on vänne, on alkooveneid, mis on tunduvalt kvaliteetsem kui mõni teine A-klass. Et see alati ei tähenda seda. A-klassi tähendab lihtsalt, on ameeriklaste versioon, kutsutakse seda kerekuju. Nüüd täisintegreeritud busside puhul korralikumad tootjad on põhiliselt kõik varustatud topeltpõrandaga. Topeltpõranda puhul on siin tegemist muidugi erinevate lahendustega.
Osadel on nad hästi väiksed, osadel on tehnilised, osadel on ta suurte panipaikadega, täiesti erinev. Et selle koha pealt ei saa võtta nagu ühest asja, millisega peaks olema tegemist. Autosuvilate puhul on pool integreeritud, täis integreeritud, kõikide puhul on see garaaž, ehk see panipaik, mis meeldib väga paljudele. Selle suurust tulebki vaadata, mille jaoks teda vaja on, paljudel seda vaja on ja muidugi praktikas võin öelda, mida suurem, seda parem. Kui ta on väikene, panipaika on matkaautos vähe, no ma ei näe sellest nagu vajadust. Siin on nüüd tegemist suhteliselt suurema versiooni panipaigaga, kus on ka sees juba osaliselt riiulid, asjad, panipaigad veel lisaks tehtud, tugevad kinnitused, mida saab kasutada. See nüüd sõltub tootjast, see kandevõimed on 200 kilost alates kuni seal 450 kiloni välja. See nüüd sõltub alusraamist natukene. Asi, mida veel tasub tähelepanu pöörata, mis öeldakse niimoodi, et premium või mitte premium. Euroopas loetakse esimeseks üks premiumi näitajateks on ka see, et nagu näha siin ukse hingesid ei ole. Ta on ühtlane sile, ta on optiliselt vaadates hästi ilus sile. Samamoodi on see saba ülesehitus. Alati on hea, kui siin on vahetatavad detailid all. No ja muidugi on see, et võiks ta olla ka siis ikka nägus välja näha. Nüüd topeltpõrandast on siin juttu olnud meil paar korda. Siin on nüüd näha topeltpõranda üks parimaid lahendusi. Väga suur. Tagapool otsas on veepaagid. Eespool on panipaigad, mis on korralikult sügavad. Ja nüüd topeltpõranda masinate puhul soovitakse tähelepanu juhtida ka sellele, et kui suured paksud on need põrand juba, põrandaluugid, et ta ei vetru sul all. Ja nüüd sama pädeb usteks sisse minek. Astud, korralikud laiad astmelavad toas, ma ei pea kummargil käima, 1,70 m, ruumi piisavalt. Samamoodi on see, et kui ma siit nüüd välja tulen, ma ei pea kartma seda, et ma oma pead siin kuskil ära, mul on piisavalt ruumi. Täisintegreeritud busside puhul on muidugi see ka ehituskvaliteet ja kõik, no kõikide busside puhul on tähtis, aga siin on veel rohkem nüansse. Siin on nüüd tegemist selle, nagu me rääkisime enne, couch, TL-versioon, vastakult istumine, kuidas ta keegi tahab võtta. Sinna me rohkem ei peatu. Samamoodi, muidugi täisintegreeritud bussidel ei ole seda istme probleemi, neil kõigil on istmed vahetatud, kuna turvavööd on kinnitatud istme külge. Siis, aga nüüd, kui me tuleme täisintegreeritud bussi etteotsa, hakkavad tulema siit need suuremad vahed välja. On see, et kuidas on ehitatud see üleminek. See bussi originaalarmatuurist üleminek edasi, kui kvaliteetselt see on tehtud, kas see on tehtud midagi sellisest materjalist, kui siia korra peale katsud, on ainult tühike plastmass, plastiku vastu nagisemas või on siin juba tihendeid vahele pandud või on kaetud nahaga või on tehtud midagi muud, aga see heliisolatsioon on siin väga tähtis. Ehk siis täisintegreeritud bussi puhul alati üks väga tähtis nüanss on proovisõit. See annab selle asja kätte ja eriti vaadake ka natuke kehvema tee pealt. Te saate aru, mida te ostate. Sama kehvema tee peal proovisõit ka tegelikult tuleb väga kasulik poolintegreerite puhul. Nüüd me räägime täisintegreeritud bussi, mis on ikkagi üle 100 000 hinnaklassis, siis siin on kahekordsed klaasid, ehk need on küljeklaasid on ka topelt. Esiklaas muidugi ei saa olla, aga need küljeklaasid on ka topelt. Ehk see on paget, see annab teil sooja suhtes väga palju juurde. Nüüd täisintegreeritud bussil rooli taga istudes, muidugi siin mugavust, avarust, alati seda nagu enam-vähem kõigil piisavalt. Üks pisidetail, mida tasub nagu jälgida. Peeglid on meil kõigil üle nagu bussidel. Mõni ütleb selle kohta pluss-miinus, et tal teatud nurgal vasak pöörates võib tekkida see peegel natuke segama. Aga sellega harjub päris ruttu ära. Aga siin on üks teine asi, mida tasub jälgida. Kui istute rooli taha, panete endale selle istumise kõik mugavaks. Vaadake paremale, vaadake vasakule, vaadake, kas te näete küljepeeglitest ilusti välja. Või küljepeeglitele jääb midagi ette, et ma olen näinud versioone, kus on, et ma tahaksin vasaku küljepeeglist välja vaadata, ma olen tegema niimoodi, et muidu mul jääb uksepost, et premium, täisintegreeritud. Nagu ma ütlesin, A-klass kunagi ei tähenda, et on premium. Väga palju mu käest küsitakse lõpuks, mida see premium tähendab. Siin on tegemist Cartagoga, mis on premium liner klassi tootja, ehk kõige kõvem tootja klass, mis on. Autosuvilate puhul võib arvestada seda, et sõna otseses mõttes on ta see kõige odavam tootja, on see kõige kallim tootja, kõik on nad käsitööautod. Tootmises palju siin nüüd premiumites asjaga välja, eks see on materjalide valik, kuidas on istmekatted, millised nahad ja siis me jõuame sinna, kuidas on viimistletud asi. Kõik on ilus, sile, kumer, korralik viimistlus. See tähendab ka seda, et kui ma siit avan kuskilt, mul ei jää näppude taha mingisugust töötlemata pinda silma alla, mul ei jää viimistlemata, mis korralik kant oleks kuskilt krobeline tegemata. Nüüd tuleb see tugevus välja. Siit kapiukse lahti, see on kõik jäigad, metall, suured hinged, ta ei ole pehme. Ehk premium linerite puhul on see, et tal on mööbel kruvitud.
tapitud, tapide vahel on liim. Ehk see mööbel on nii jäik, et ta tee mitte mingit häält siin taga. Sa paned kinni, ta on jäik. Köögis koriander, ikka tasapinnad, roostevabad kraanikausid. Ja kui me jõuame nüüd see tahapoole, ütleme neid nüansse, ma lubasin teha video, mis ei oleks nagu konkreetselt mingi auto kohta. Aga kui te saate aru, mis istumise kõrgused siin taga, parematel on need prooli madratsid all, mille peal oleks hästi mugav magada. See kappide asetused ja kaks väga tähtsat asja, mis käivad nii pool integreeritud kui täisintegreeritud üldse matkaautode kohta, kui te neid soetada, mida tuleb vaadata, mida tuleb proovida ja millest tuleb aru saada, kuidas mahutub kahte tähtsasse ruumi, duširuumi ja WC-sse. Vaatame. Siin on nüüd duširuumis mitte just kõige pisem poiss. Mul on jalad vastu rattakoopa serva. Siin on veel ruumi. Nüüd ma keeran ennast pesemisasendisi ettepoole. Mul on ruumi igal pool nii palju, et mul ei ole nagu mitte mingit küsimust siin olla. Ja nüüd, kui me läheme siia kõrval teise ruumi, mis peab tõsiselt jälgima, mida ma olen tõesti soovitanud, mida tuleb jälgida, on see, et kui te lähete WC-sse, te istute siia poti peale, alati neid potte saab keerata endale mugavasse asendisse ja siis te saate aru, kas siin on ruumi, saab selga toetada, midagi ei sega kuskilt, midagi kraabi endale vastu, midagi hõõru kuskilt, saate isegi vajadusel, tegelikult mis on ka väga suur vajadus, panna ukse kinni ja kõik oma toimingud rahulikult lõpetada. Ja nüüd väga palju küsitakse kütteseadmete kohta. On kaks versiooni. Kõige levinum on, mida inimesed teavad, Ruuma kombi kütteseade. Seda on siis 4 kilovatti või 6 kilovatti pakkuda. Ja järgmine kütteseade on siis Alde Vedelikes kütteseade. Mõlema puhul on omad plussid, omad miinused. Kui inimesed, kes liiguvad selline 10% talvisel ajal, võib-olla vähem või liigu üldse, siis ei pea olema see Alde Vedelikes kütte. Õhkkeskküte töötab väga hästi. Kvaliteetse autosuvila puhul ei ole õhkkeskküttega mitte mingit probleemi, mitte mingisuguse külmaga. Ei ole see põrand külm, ei ole see veetorustikus sul ära ei külmu. Ma ei oskagi öelda, mis siin inimestel on ära külmu. See on niuke suur nimekiri, mida ma olen kuulnud. Aga mis tegelikult sõltub hoopis mitte sellest, et see kütteseade on õhkkeskküte või vedelik kütteseade, vaid see sõltub sellest, kuidas see üles ehitatud on. Kus on paiknevad asjad. Mustavepaagid on suuremas on väga paljudel autosuvijatel väljapool, kõhu all, isoleeritud, soojustatud ja nüüd tuleb see tähtsam osa, kütmine. Köetakse neid tavaliselt kahte versiooni. On 12 voldi elektriküttekeha ja siis tavaliselt ja teine versioon on siis õhkkeskküte või siis see Alde keskküte käib sealt läbi. Kui me nüüd võtame, väljas on 10 kraadi külma, teil on termos, mis on välistemperatuuris seest ja te panete sinna sisse vee ja hakkate teda kütma 12 voldiga. See 160 vatti on keskelt läbi see küttekeha, see ainult kurnab teile akut ja seda vett üles ei sulata. Kui sealt nüüd käib õhkkeskküte õieti läbi või vedelik keskküte, sealt ei ole mitte mingit probleemi, mitte mingi ilmaga, et see vesi ära külmaks. Nüüd õhkkeskküte põhiline kiirem omadus on see, et temaga kütab ruumi soojemaks kiiremini, sest soe õhk liigutatakse kiiresti ringi. Pluss on tal veel see, et temal on võimalus panna ventilatsiooni peale suvel, paneb õhu ringlema. Nüüd samamoodi ma alati soovitan vaadata ikkagi autosuvilad, millel on kombi 6E peal, ehk siis elektriküte. Alde vedelik keskküte eelis on jälle see, et ta on radikatega, ühtlane soojus, mis on ümberringi, ilma puhumiseta, ilma millegita, energiasäästikum, kuna ta on akumuleerimu vedelik, siis ta kulutab ka vähem gaasi, ta on vaiksem ja Alde vedelik keskkütte puhul on nüüd see väike eelis, et Aldel on võimalik siis see elektriversioon 3 kilovatti pealt on võimeline töötama, kui vaatad 10 miinuste pealegi, õhkkeskkütte puhul see 1,8 kilovatti elektrivõimsus sellisel nullist allapoole enam, ta vajab gaasi appi. Ja Alde veel üks omadus on see, et neid on võimalik niimoodi, oleneb kuidas ta nüüd siis konfiguratsioonis on, sõidu ajal kasutab läbi soojusvaheti mootorisoojust. Selline nüüd oligi lühikokkuvõte, püüdsin anda natuke oma teadmisi. Kui tekib küsimusi, alati aitame matkasuulijatest teid hea meelega. Mida te soovite omale osta, tulge küsige nõu, näitame, aitame, ehk leiaks enda perele ja endale selle õige matkasuvila, millega oleks hea puhata. Aitäh teile!